Aasta oli siis 2018. Ma elasin Tallinnas. Ja ma olin väga haige. Nii vaimselt kui füüsiliselt. Ema kutsus mind koju Värskasse, kus ma sündisin 1979 aastal. Kui ma koju läksin Värskasse kevadel, 2017 oli, siis oli mul väga raske. Nii vaimselt, füüsiliselt, materiaalselt. Sest ma ei suutnud väga midagi teha. Sest kui sul on keha haige, vaim haige, sul on nii palju, ütleme, hirme. Ja kui sa oled teemoneid täis, põhimõtteliselt sa liigud nagu robot või hobune, kus igas nimetada, siis see ei ole elu. Suvel tuli poeg ka Värskasse, tema käis Tartus koolis muidu. Siis ma hakkasin pojaga trenni tegema. Mina alustasin 6 aastaselt, mul oli esimene treener 6 aastaselt, kes pani mind võimlema ja jooksma. Ma olin 7 aastaselt juba tänu Jeesusele Põlvamaa parimad jooksjaid. Ja me tegime poisiga oma pojaga trenni 3 kuud. Ja ta oli Eesti parimaid jooksjaid ja orienteerujaid, sest Jeesus oli temaga. Täna ka. Mina ei suutnud trenni teha, sest ma olin nii ära seotud kurjade vaimu poolt, teemonite poolt. Mul oli ikka, ma panin nagu puuhobune niimoodi. Täis hirme, tuleviku ees, oleviku ees. Aga tänu ema ja isale, kes on kasvatanud juba üle 50-60 aasta seal samas, kus nad praegu elavad ja kus minu esivanemad elasid juba 100 aastat tagasi. Kasvata seal toitu. Meil on seal järv seal samas lähedal. Ja tänu seal toidule ja selle liikumisele, mida ma hakkasin tegema igapäevaselt, et saada jälle jalad alla. Ja muidugi hästi palju aitasid Ameerika toidulisandid, mida me oleme oma perega tarbinud juba 3 aasta, mis siis vabastavad kõik need mürkained, mida me sisse siin söönud. Tänaseks ma olen siis, ütleme, saanud tervise peaaegu korda tänu Jeesusele. Mul on veel natuke minna. Aga ma arvan, et lähiaastatel ma olen täiesti terve. Ja ma täidan oma lapsepõlvunistused. Ma tahtsin saada maailma parimaks. Ma hetkel olen Eesti parimaid jooksjaid. Aga ma tahan saada maailmameistriks orienteerumises. Ma olin 13 aastaselt maailma parimaid orienteerujaid. Aga ma ei kasutanud võimalust ära tol hetkel teatud põhjustel. Ja mul tuli ka üks kirjakoht siin
Psalm 127. Töö kordaminek on Jumala käes. Palveteekonna laul Salomonilt. Kui issand ei ehita kodu, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilma aegu. Ilma aegu te tõusete vara üles, istute hilja ülal ning sööte leiba raske vaevaga. Nii see on. Issand annab oma armsatel unes. Vaata, lapsed on päris osa isandalt. Ihusugu on tasu temalt. Otse kui nooled sangari käes, nõnda on noorpõlvepojad. Õnnis on mees, kes oma nooletuppe nendega on täitnud. Ei jää nad häbisse, kui nad vaenlastega kõnelevad väravas. Amen.